Peeritsi Tammsalus, täna 15. august ja üritame siis teha väikseid sideteste siit Tammsalu Terko territooriumilt. Plaan on ronida siis selle suure viljasalve hoida otsa. Tegelikult esmamõte oli sinna minna, see on natuke kõrgemal, aga kuna seal on ülemine tuletõrje trepp üsna nadi, siis sinna minna ei saa. Ja seal on ka mobiili tugijaamad või tugimastid või kuidas need nimetatakse. Ja need tekitavad kindlasti häireid. Aga jah, alustan oma teekonda siis siit alt kogu oma killavooriga ja pean üles jõudma siis sinna tippu. Merepinnast on see kuskil arvatavasti, enne ma mõõtsin, 220 või 224 meetrit on nagu see kõrgus. Ja mis me täna kaasa võtame? Me võtame siis kaasa siit jagi 70 centimeetri peale, sellega tegeme BMR-i peal häält, siis on siin kotis on kogu jaamandus, tsiibivarras, siis antenni jaoks, jagi jaoks on ka kolmjalg ja aku ka 100 amprine, vaatame, kuidas meil asi õnnestub. Oleme jõudnud peaaegu ülesse. Ronisime siis siit, ma vaatame siis alla ka, kurat. No peaaegu oma killavariga siin. Vaade on selline, aga üles veel tuleb minna. Võtame siit, kurat, jagi on natuke ära murdunud. Ma ei tea, mis seal on. Võtame siit ühe kaasa. Ma lähen siit veel üles. Nii. Ama. Nii, peaaegu kohal. Metsa ja maa piir. Kott veel vaja tuua. Ja tegelikult on plaan siit veel üles minna selle ülemise katuse peale. Ja seal siis, läheme siia. Seal on siis piksevardad. Ja seal pole veel ühed platvormid, mille külge siis saab antenni tsiibivarda kinnitada. Aga jah, plaan oli minna selle otsa, aga kahjuks jah, selle tuletõrje redel, mis seal on nii lagunenud, et ei taha riskida eriti. Üksipäini tulek, kui oleks keegi appi tulnud, siis oleks võib-olla, või kaasa tulnud, oleks vähe parem olnud. Ja jah, ilus vaade on siit. Ütleme, et seal peaks Tallinn olema, põhi on seal ja siis lõuna on seal või, ütleme nii. Ja Rakvere peaks jääma kuskile sinna kanti siis. Jah, selge praegu. Paneme praegu pillikotti ja teeme edasi. Tsiibi antenni üleval. Vaatame ka. Tõmbasin ta siia käsipuu külge kinni. Nipo sidemetega. Ei hakanud suurt vaeva nägema. Natuke vilt on, aga noh, ongi parem. Vaatame, kus kõrgel me oleme siis. Siit otse alla vaadata siis. No, kukkumine on vägev siit. Algul mõtlesin sinna panna, aga ma ei tea, kui kindel see värk on. No, samas siin nagu vints on. Kurat, okei, las jääb nii. Ja võtsin kaabli nii pikana kaasa, et see ulatab siia alla. Jätan jaama sinna alla ja koos akuga ei hakka neid üles tassima. Tulen ainult siia nii-öelda selle BMR-i kabula ja siis 70 sendi ja 2 meetri kabula ja jagiga üles. Ja ma pean näppu ka vaatama, et siis mikrofoni ette ja muidu ei kuule midagi. Kinnitus on mul niukene siin. Lukk on ka, et kui igaks juks kaabel järgi kuskilt või keegi tõmbab või ise tõmban või komistan, et siis ei tõmbasid otsa katki. Vaat niuke lahendus. Aga jah, vaatame siis ilusat Eestimaad ka ja Rakvere. Vaata ei teagi, ei oska öelda, kuidas see Tallinna suunale jääb. Kuramus, kas see maja jääb Tallinna suuna peal ette või ei jää. Kell on kompassi võtnud kaasa, kell on veerand 7 läbi juba. Ja päike on seal suunas, kurat, ei oska öelda. Aga noh, eks paistab. Tundub, et vihma ei tule vähemalt siin kandis.
ma loodan, ja äikest ka lööma ei hakka, sest ise olin siin samas juures, maja juures tegin tööd, kui äikes ja pikse vardasse sisse lõi, nii et sademepilv oli mööda trossi alla. Siin on jah, trossidega on see maandatud, nagu siin näha ka niisugused 1,5-sendised trossid jooksevad alla ja sealt jookseb veel armatuur, maandusarmatuur ja ega midagi, lähen alla siit ja siis hakkan jaama üles panema ja siis kell 7-ni veel natuke aega on, aga peab teise koliga üles tooma. Aga noh, kuuleme veel. Nii, näppu maha ja stopp. Siibi jaam on ka üles pandud siia. Aku on siis siin. Panin tõesti ülesse. Vaatame. Olemetab ka või? No töötab ilusti. Praegu õikama ei hakka, aga ma ennem juba tegelikult õikasin, aga hoiame akut sellepärast, et pinge langeb 11,4 ja 50 viskit on praegu peal. Kuramus, võtsin aku, aga ära ei laadinud. Vedeles niisama seal pikka aega. Kuramus jah, et 100 ampertunnine aku, aga viimasest väljas käimisest jäi seisma ja vaatasin küll, et tuli on roheline, praegu on ka tuli roheline, aga ei tea, millegipärast kui panin 100 vati peale lõi pinge alla kohe, näitas 10,4. Aga noh, selline aeg on veel. Nii, nüüd võtan ülejäänud koli ja kolin üles ja siis lähen sinna BMR-i testi kõigepealt tegema, siis tuleb kella 7:30 on meil, mis meil oli? Ma ei mäletagi, jah, siis oli GB ja siis läks edasi 70 senti ja 2 meetrit. Okei, praegu. Ei töötagi, kurat. Näpulukk ei tule maha. Tutvustame siis tehnikat ka. Mis meil siin tehnikaks on? Jaamaks endiselt VX8, jaes oma ja BMR-i ja 70 cm peal on siis 6-elemendiline jagi. Siiri oma. Soovitame, väga hea. Mul on ta tagurpidi. Miks tagurpidi? Sellepärast, et peab olema. Ei tasu küsida. ja on see ka üles pandud siia ja nii, loetud minutid ja peaks asi lahti minema. Vaatame veel siit ilusat loodust ja no nii, nüüd teeme siin selle mis me teeme, GB 23 kanal, 27-255, üritame kellega sidet saada, Kaljukitsega jume saime, aga vene kiisud tulevad nii kõvasti peale, oota kuuleme, kes siin on. Kõigile, Pauh Tamsalus kutsub kuulab, on keegi kuuldel. No näed, on vene kiisud, kuradi kaabakad. Kurat, siin on vene kiisud nii kõvasti peale, et ei kuule midagi, Kaljukits, sina oled ainuke, kes läbi kostab. Ühesõnaga lood niuksed, proovime edasi, äkki kuuleme veel kedagi. Kõigile, Pauh Tamsalus kutsub kuulab. Ühesõnaga on nii, et levi on üle levi on kuramus. Venelased tulevad ikka peale ja proovime seda õigata veel. Kõigile, Pauh Tamsalus kutsub kuulab, on keegi kuuldel. Noh, 1-8, kurat. Kõigile, Pauh Tamsalus kutsub kuulab, on keegi kuuldel. Ja ei loe välja, kuulen, et keegi õikab, aga ei loe välja. Tallinn on seal tuli välja. Näitan, vaat seal pool. Kõigile, Pauh kutsub kuulab, on keegi kuuldel. Jah, ei saa aru.
siin mõned sidet sai tehtud, siin sai üle SSB-s ka käidud. SSB-s sai Gini ja Hamburiga tehtud side ära. Aga Kaljukitse ja Äpu ja Metsakaru, need tulid FM-is siis. Okei, veel natuke aega. Täis tund, kell 8 läheme siis üles ja proovime 70 sendi häält teha. Kell on nii palju, et saab 8. Tehnika on siis, päike on ilusti loojub, mõnus, ilus ilm on. Ilm läks ilusaks, ühtegi pilve peaaegu taevas ei ole põhja pool. Lõuna pool on, vaatame sinna ka. No nii, nüüd võtan tee üles jälle sinna torni, näe kõrgemale, et minna teha häält 70 cm kutsekanalil. Praegu siit lõpetan ja hakkan üles minema. Jätsin korra sidetamise katki, tahtsin näidata teile, kui ilus on päikese loojangul siit ülevalt vaadata. Päike on sinna selle torni taha peitu läinud ja siis ma ütleks, et näete ka midagi või ei näe või? 360 kraadi siis. Vägev. Aga praegu olen jah siin 70 sendi peal. Proovin veel õigata. Äkki on keegi kuuldel. Kõigile ees 2 ADF Alfa Delta Foxtrot Murd 4 kutsub kuulab. Kõigile ees 2 ADF Alfa Delta Foxtrot Murd 4 kutsub kuulab. Kõigile ees 2 ADF Alfa Delta Foxtrot Murd 4 kutsub kuulab. Jah, 70 senti. Paar sidet on saanud, aga okei. Näed, ABC kuuleb mind, aga mina teda kahjuks ei kuule. Aga jah, kellaaeg ongi nii palju, et hakkab 9 saama. Ja näete, päike läheb ka siit pilve taha peitu ja hakkan varsti otsi kokku tõmbama, enne kui pimedaks läheb, siit peab veel alla minema. Noh, nii kaua kui valgust on, nii kaua kannatab alla ka minna. Ja siis peab antenni veel võtma, läheme natuke siia poole. Näitan, kus antenn ka on. Veel kord, jah, antenn on seal üleval katusel ja vaat siin on. Nii et kui huvi kellelgi veel siia tulla on, siis saab tulla, pole probleemi. Aga mina jah, ma siis soovin kõigile siit Tammsalust kõrgelt katuselt kõike paremat ja 7-3 ja eks teinekord kuuleme jälle.